Tere ka minu poolt. Seda tänast kuulajaskonda ilmselt huvitab rohkem see järgmine teema, et mis kõik tehnilises vaates muutub, aga ma usun, et kodanikuna tunnete te huvi ka selle füüsilise dokumendi enda pärast ja mida uus ID-kaart kaasa toob, missuguseid muudatusi oodata on. Et taustast siis nii palju, et meil on siis sõlmitud uued lepingud ja meie seda füüsilist dokumenti hakkab tootma selline ettevõte nagu Thales ja usaldusteenust selle uue generatsiooni ID-kaardile hakkab pakkuma CETES. CETESe kohta siis täna ka natuke rohkem kuulete, et mis ettevõttega tegemist on. Aga selle muudatuse tulemusena on meil siis Eesti turul vähemalt 2 usaldusteenuse pakkujat, võib-olla millalgi rohkem. Ja tänaste plaanide järgi siis uue ID-kaardiga ja uute lepingutega läheme laivi alates 14. novembrist. Nii et tegelikult õige pea. Kui me räägime ID1 dokumentidest, siis millest me üldse räägime, milliseid dokumente me silmas peame, mida me Eestis ID1 formaadis välja anname. Neid tegelikult on kokku lausa 5 selle uue lepingu järgi. Kõige rohkem kasutatav on siis meie riiklik ID-kaart, isikutunnistus. Aga lisaks anname siis selles formaadis välja ka välismaalastele elamisloakaarte, kes elamisloaga Eestis elavad. Senikaua, kuni e-residentidele väljastatakse füüsilist dokumenti, siis ka e-residendi digitaalset isikutunnistust. Aga nagu me just kuulsime, siis see on peagi muutumas. Samuti diplomaatiline isikutunnistus ehk siis need välisriikide diplomaadid, kes tulevad Eestisse, kes on akrediteeritud siia oma riiki esindama, nendele väljastatakse siis diplomaatilisi isikutunnistusi, mida nad saavad oma siin olemise ja isiku tuvastamiseks kasutada. Ja 5. dokument, mida me selle lepingu alusel välja anname, puudutab nüüd väga väikest sihtgruppi. Need on rahvusvahelise kaitse taotlejad, et sellel ajal, kui nende taotlus on menetluses ja neil on vaja tõendada, et nad on, kes nad väidavad end olevat ja et nad tohivad siin Eestis olla, siis on ka dokument sellises plastikkaardi formaadis, aga sellel ei ole nüüd EID poolt, see ei ole digitaalseks kasutamiseks mõeldud dokument, see on ainult füüsiliseks isikutuvastuseks. Nüüd alates 2002 on Eesti välja andnud ID-kaarte. Ajalugu on siin seina peal. Uue lepingu alusel tuleb kaart jälle pisut omamoodi ja uuendustega. Milline ta täpselt välja näeb, seda te näete õige pea. Ma arvan, et siin võimalik, et juba ka järgmine nädal, kui me siis avaldame selle uue ID-kaardi disaini, räägime ka nendest tehnilistest nüanssidest, mis selle uue kaardiga siis kaasas käib. Aga selline eeltiiser on, et disaini poolest me jätkame loodusteemadega, nagu ka kõiksuguste muude meie dokumentidega viimastel põlvkondadel on rakendatud ja seekord on siis fookuses linnud ja putukad. Et otsige neid siis oma uue dokumendi pealt, kui te selle saate. Ja mis muutub selle uue generatsiooni siis dokumendi kasutusele tulemisega? Meie vaates muutub tegelikult väga palju, aga see ei paista välja. Aga mis siis kliendi ja kaardi kasutaja ja kaardi taotleja vaates muutub, on siis erinevad lahendused, mida seni me ei ole saanud pakkuda, aga edaspidi on see võimalik, et inimesed saavad näiteks, kui neil on dokument kadunud, siis sertifikaate saavad kehtetuks tunnistada siis veebikeskkonnas ja see on siis selline kõige kiirem ja operatiivsem võimalus see dokument kinni panna, et keegi seda kuritarvitada ei saaks. Samuti tekib võimalus järelteenindust veebikeskkonna kaudu teha ja
Luuakse ka võimalus, et dokumendi ja sertifikaadi aktiveerimist saab siis klient ise teha. Ja tänu sellele võimalusele saame me pakkuda ka veel ühte teenust, mida me siiamaani ei ole saanud ID-kaardiga pakkuda. Ja see on selle dokumendi väljastamine kulleriga. Et senimaani see ei ole olnud mõistlikult võimalik, et tagada siis kõiki neid turvalisuse nõudeid, mis on vajalik. Aga kuna nüüd tekib võimalus, et me saame selle dokumendi saata inimesele viisil, et sellega ei lähe kaasa siis paroolid ja seda ei saa siis keegi kuritarvitada, siis tekib ka võimalus veel üks teenus juurde tuua. Ilmselt ei ole see väga asjakohane ja kõige vajalikum siin Eesti siseselt, sest et on juba erinevaid meetodeid, kuidas dokumenti kätte saada mugavalt, aga peaasjalikult me näeme, et seda ootavad need meie kodanikud, kes elavad teistes riikides ja kellel on võib-olla saatkonda dokumendile järgi minemine keeruline ja aeganõudev protsess. Mõned tehnilised muudatused veel, et uue kaardi peal me saame perekonnanime pisut pikemalt kirjutada kui seni. Nüüd sinna mahub 30 tähemärki ja samuti ka sertifikaadile, et mõned perekonnanimed on pikad. See rohkem küll puudutab välismaalasi kui Eesti kodanikke, aga siiski on see teemaks, et on tulnud neid nimesid lühendada dokumentide peal. Ja üks muudatus, mis siis veel novembris seaduse muudatusega jõustub, on see, et sertifikaate siis ei saa enam peatada ja peatatust lõpetada. Et see on üks siis muudatus, et edaspidi on võimalik dokumendi sertifikaadid siis uuel dokumendil kehtetuks tunnistada ja veebikeskkonna kaudu ja siis vajadusel siis endale uus dokument taotleda. Et need on need sellised protsessilised muudatused ja disaini poolt avaldame siis mõne aja pärast. Aga ma usun, et teile kui teenuse osutajatele või tehnilises maailmas toimetavatele isikutele on tegelikult palju olulisem ja huvitav see, et missuguseid tehnilisi muudatusi toob kaasa see, et meil on uus usaldusteenuse pakkuja, meil on uus kaart ja selles osas jagab infot Riia. Aitäh! Suur aplaus!